Me oleme jõudnud Joonasega järgmisesse farmi ja nagu ikka, iga farmi alguses on see jürga töö. Aga noh, selles mõttes igas ma olen igal pool, vahet ei ole, kuhu ma tööle olen läinud. Igal pool ma olen teinud alguses jürga tööde. Käisin Austraalias oksi korjamas. Oksi korjamas. Mida me praegu teeme on see, et me oleme nüüd, praegult oleme mandlifarmis. Ja see on siuke väike puu. See vist pärast mandleid veel ei anna. Millal see mandel andis seda? 4? Et vana peab puu olema. Yeah. 4-5 siis hakkab tulema. 4-5. Joonas nagu on nende faktide vend. Mis see pH tase, mis see oli? 6,5 kuni 8,3. 6,5 kuni 8,3. Pinnase pH olema. Peab pinnase pH olema. See on huvitav, kurdi liiva peal kasvab see sitte. Ja lõhna ka. Ja lõhna üldse. Koorikuid ka juba. Koorikuid, mis koorikuid? Mandlin on. See saab. Selle sees on mandel siis või? Midagi siin sees on. Oot, no. Proovid või? Ma küll proovi seda. Miks? No pane suhu. No mandel nagu mandel ikka. On nagu siuke maalakas, mitte nagu Eestis. Saad kuiva kuradi hütta. Nüüd tahab endale ka, jah. Jumala maalakas. Ma ei usalda veel siin. No miks sa ei usalda? Ma sõin ju terve ära. Sul ei olnud nagu siuke nägu peas, et ilgelt hea oleks. No, kui mandel on ikka kuiv, jah. Ja just oli maalakas. Maalakam kui Eestis, näe. Nad on ikka kuiv, jah. Mandel nagu mandel ikka, jah. On parem, jah? No natuke on mahlasem. Siin on need oksad. Oksad korjame ülesse. Siin on muidu need meil kurdi vikati vend käib siit, tõmbab sirgeks. Siis jäävad oksad jäävad maha. Ma ei tea, kas nende suurtel puudel vist ma arvan, et käib siit keskelt ikka mingi multser läbi. Aga no ei tea mitte midagi sellest farmist veel. Selles farmis ei teagi palju olema. Me käime igal pool ringi. Me oleme tegelikult need nii-öelda kontraktorid. Mis asjad? Palgasõdurid. Palgasõdurid. Mu kutse tules, sinna läheme. Jah, et me oleme kontraktorid, kuna siin neid mandlifarme on kõrge auguni siin. Siis meile öeldakse asukoht. Me tuleme kohale ja siis öeldakse, mis teha vaja on. Praegu ongi see, et kuna ma olen vist aru saanud, et meie traktorid on katki praegu. Nii nad väidavad. Nii nad väidavad. Aga noh, leiksid mingi töö meile. Muidu me nädal aega kooserdasime ringi siin. Nädalast küll. No vaata. Liblikas. Mis see valge liblikas tähendab siis? Kolla, ei, see pruun on see, et soe suvi tuleb, aga meil on talv. Mis see valge tähendab? Rahu. Rahu on vaja, jah. Ilgelt pingeline on siin kõik. Esimeses sektsioonis on pool ära teinud või? Selle oleme ära teinud siit. No natuke alla poole oleme teinud. Sõidame siin ringi ja korjame kuradi oksi ja talgupäevad. Õlu kus on, jah. Õlut tahaks juba küll. Jälle mingi oks. Ja no full jürka töö. Aga no, keegi peab seda jürka tööd ka tegema. Leidsid proteiini või? Obrel! Vaatad elukad Nolle. Siu palju võssi. See või? Ei, üks oli ilgelt, jah. Üks oli veel parem. Tead lähemal vaatlusel selgub, et seal olid paremad. Aga need on nagu mandariinid. Päris apelsiin ei ole. Sina proovid seekord esimesena. Siin on mandlipuud on, siin on apelsiinipuud või mandariinipuud. Ma ei tea, mis ta on. Võta üks proovi. Ma panin.
ega poes ei ole. Rivid on järjest, noh. Ega rohelised on veits, Ma olen leidnud enda kandidaadi. noh. Ossa raisk, kurat, koordleb küll hästi ära. See on ikka mandariin. See on mandariin, jah. Seal on maas kive. Nagu kui rõivar valmis, on vist kive, noh. Marta pole valmis lihtsalt. Aga Mart, me Eestis saamegi seda, noh. Võrdi, ma lähen siin hulluks, mulle mandariinid ilgelt meeldivad. Kui hea reis. Kurat, siin pole lõunat vaja kaasa võttagi. Poest sain. Ja kui ma arvasin tegelikult jumala savi. Võtta palju tahad. Ma arvan ka. Veel sa võtsid? 2. 2 või? Suur rohkem või? Esimesel päeval ei hakanud riskima. Ja kurat, see vana hea. Esimesel päeval peab kõige rohkem võtma, noh. On palju. No on parem kui see eelmine puhul. Kõvasti parem on, jah. Me saime teada, et see töö, mis me praegu teeme, see pigem ei ole vajalik. Siis tõttu, homme leiab meile mingi teise töö. Sest noh, teoorias see kurdi oks kõduneb siin ka ära, ja aga Eestis saab ka talvel mandariini, ja suvel ei saa, ja saab või? Suvel ei ole või, jah? Meid on üldse valmis, ma arvan, tegelikult. Aga see ei ole ka loogiline, need alles siin mingi detsembriks valmis saavad, ja ei, no ma arvan, et saad juunis valmis. Siis või kas Eestis tulevad kuskil mujalt, ja? Ja. No kus nad tulevad siis? Mis rahatähega on, ja? Andorra või? Albaania või? Kuskilt sealt minu arust. Küsime ChatGPT käes. Eesti mandariinid ei kasva tegelikult Eestis. Tegelikult ka või? Hispaania, Maroko, Türgi, Kreeka, Itaalia. No, mitte ühte ka tähte ei kuulnud praegu. Ei olnud, jah? Hispaania, jah? Muidugi Hispaania. Ikka mina ei tea, ma ei vaata, kus see tuleb päris tean, noh. Võite priska, jah? Aga kas seal olid siis see apelsinid see? Teised, jah? Ja mandariin, ma pole nii suurt mandariini, ei on ikka, jah? Ei ole, jah? No selles suuremad mandariini väga ei ole, jah? No need olid ikka 2 korda vähemalt suuremad. Veits on nagu apu, aga ta on ikkagi nagu mahlasem on, jah? Ma teen tööd ka siis, jah? No teeme. Mis meil oli 4-ni või? 4-ni. 3 tundi. No teeme siis. Tööd me täna teeme. Vaata. Ma ei tea, palju siin teha on seda muidugi. Siin on mingi vend käinud, lõiganud oksi. Oksad on puude all. Siis me riisume Joonasega. Riisume siia keskele. Siis tuleb mingi purustaja. Purustab ära. No see töö ma näen, et see on vajalik. See, mis me eile tegime. Ikka täitsa valmis ei ole. Aga näe kord apelsine. Olemegi nagu kolhoosnikud, lihtsalt viina asemel paneme apelsine. Oi, see on väga hea. Miks me seda tööd teeme? Sellepärast, et nädalavahetusel käis mingi Ain. Ja ta lõikas niimoodi, et oksad jäid siia, nagu ma aru sain. Ja siis tulevad sulased ja teevad asja korda. Et tegelikult seda tööd ei peaks tegema.
aga mingi vend keeras aini lihtsalt. Jürkad teevad korda ja see on perses kui külm siin hommikul, on pusa seljas ja mingi põhimõtteliselt sama nagu Egiptusele. Oled seal kõrbes ja noh, siis siin on kuradi, näed, kuradi liiv on sinna. Ega see liiv sooja ei hoia väga ja meil on nüüd uus töö. Ma ei saa aru, kuidas need üldse tekivad ja kasvavad jah, kõrbes oleme. Vaata, siin on, noh, siin tõenäoliselt olid ka need põllud on ja siin on need kuradi, ma ei tea, mis see nimi on. Põõsas ta ei ole, mingit marjad ei anna. No kõrbes on need, vaata need lendavad, pallid paneme traileri peale. Permees, kuule sa tead, mis Perme nimi oli või? Selle Peremehe või? Jah? Ei tea. Mõrsik. Läheme järgmiste poiste juurde. Üldse kuidagi veidrast maast alustada. No täiesti keskelt kuskilt. Seal on sitaks nüüd. Mürsik, jah? Tööde juhataja mürsik. Külm on, no. See on perses, jah. Täna öösel oli 2 kraadi. Tulime siia 4 kraadi. Ei, feels like oli 0,8. Miinus isegi vist. Jah. No nüüd on enam norm. Nüüd ei värise. Mul on soe pesu ka all. Poleks seda uskunud. Mõtlesin, et kui me Japsis olime, et soe pesu, suva, ma saadan Eesti ära. Austraaliasse lähen. Aga vaat, mis välja tuleb. 7 palli panime peale ja käru teise. Läks nüüd peale hüpata. No ma ütlesin ka talle, et nagu, et hüppan peale või. Ai, ma olen viin ära. Võib-olla siin Austraalias käibki niimoodi. Eestis oleks ma kindlasti sinna peale hüpanud. Efektiivsust on vaja ikkagi. Sama roheline. See, mida me tõmbame või? On ka või? No see, kuidas ta kasvab, on ju täpselt samamoodi. Aga siis need on päris pikad siin kasvanud või? Kurat, siis me tegime ikka kasulikku tööd või? Jah. Tundus küll, et kuradi. Aga ma ei saa aru, miks, kas vili kasvab siis see, no see tundub, et ta on seeme pantud. Sest ma näen, et siin vaatan need dokid ka püsti, siia tõenäoliselt tulevad puude. Või on seeme äkki pantud juba või? Kus ma siis põllumees olen või? Grandpa's farm ja Many summer working Grandpa farm. Nüüd hakkab soe küll, jah? Kurdi hang on ka kurdi 3-kilone. Said aru, miks vilja pannakse või? Jah. Väga huvitav. Pinnase hoidmiseks. Siin ei ole mingit tuurege. Bandana. Äge näppida küll. Äge näppida, jah. Kuradi kasivavennad raisk. See ongi see, et muidu meil algus vahepeal seal oli riisuvist palju. Siis oli päris perses. Aga nüüd on see, et nüüd on siin need suured jurakad, eks ole. No see hunnik ongi üks kärutäis umbes. See seal. Me oleme kokku riisunud 4 kärutäit oleme, 3 kärutäit oleme küll juba ette teinud. Me panime stopperid peale. Vaatame, kaua selle vennad läheb. Siis teame, kaua tiksuda saame. Tead, miks see tumbleweed on? See on tumbleweed või? Miks just siuke nimi? Ei tea. Sest tumble on inglise keeles nagu... veeremine või? Jah, midagi taolist. Veere umbrohi. Ladinakeelne nimetus on Desertus umbrohtus. Desertus umbrohtus.
Desertus umbrohtus. Aga see on huvitav, kuradi maa sees pole üldse kinni. Tugev tuul tuleb, on kõik ja lendabki minema. Aga see on juba kuradi ära kõdunenud ju. Kuidas ta nii suureks kasvab siis, mul on see küsimus? Ta peaks roheline olema ja või ongi siuke pruun ja kasvab pruunina või? Eil oli jalapäev. Perse on nii valus reis. Kurdi käid siin liiva sees ja... Jumala haige on teha niimoodi. Valus. Valu? Aga see on hea valu. See on hea valu. No ikka on roheline. Ikka on roheline, jah? Ma arvan, et muidu pannakse siin need puud alla ikka nagu vana aja. Pannakse mingi seda umbrohu mürki. Aga see on ka vist see sitt, mis kuradi vahet ei ole, mis mürki talle paned. See kuradi jääb ellu, jah? A life cycle of tumbleweed. Life cycle. Restless. But if most plants are perfectly content to stay in one... Mis see oli hispaania keeles või mehhiga? Ladina keeles. Ladina keeles. Salsola dragus. Eks see siuke pruun on, saime teada. Linnud muidu söövad need seemned ära, aga siis teil on sellised okkad, kui ta nagu ära kaduneb. Ja siis linnud ei saa neid seemneid süüa. Ja siis ta tulebki levolt lahti ja siis kui ta kuradi keerleb siin maa peal, eks ole, siis ta ajab oma seemned igal pool laiali. Siis hakkavad uued. Mis oli? Salsora dragus. Salsola dragus. Siis hakkavad uued Salsora dragused kasvama. Eks mingit kasu ei ole temast. No otseselt mitte. Ja no, aga kaudselt. Mis kasutast on? No kaudselt ongi see, et meil on tööd, noh. Hea point. Mis see muidu teeks? Salsora dragus. Linnud ka süüa ei saa. Ehk siis ongi mingi lind paneb jala peale ja põmm kohe kollane ja hakkab veerema. Põhimõtteliselt. No põhimõtteliselt 11 minutit saame tiksuda, kuni ta käru tühjendab. Ei, normaalne. Kuule selgeks läheb ka ja... Siis läheb palavaks ja... Oleks ainult, et head ilma hoiaks. Oleks ainult, et täna head ilma hoiaks. Temus speciale. Nagu ma eelmises videos ütlesin, et ma tellisin Temust normaalset asju. Rekkatäie. See on üks nendest 10 pluss asja tellisin ikka vist. See on üks nendest. Muidugi paar asja olid sellised suured. Aga ma arvan, et kurat, siin on ainult üks asi sees. Selles suhtes on ka see, et ma olen näinud neid reklaame, vaata, et Temu, et autole võta mingi kuradi jalamatid, võta kuradi istmed on ja siis ma olen alati mõelnud, et noh, Temu on ja, et kas ta on siis hea või ta ei ole hea, siis ma noh, nüüd sina näed, ma olen see katsejänes, tellisin sealt need asjad, see vist peaks olema, ma arvan, et see on jalamati on. Päris hea, suur lips ka vandada. Imelik materjal on. Päris nahk. Ei, normaalne näeb välja. Aga no ongi see, et kui nagu sisse paned selle, siis et kui fake ta välja näeb, see on see küsimus. Ja see peab nüüd niimoodi olema, et sul iste, siis praegu on iste täiesti ees. Ja see peab niimoodi liikuma, vaata, see siin peab vabaks jääma. Ja no ideaalis ongi see, et sa võtad selle istme maha ja siis teed kuradi väiksed augud ja... Praegu see püriti rõvedalt. No see on väga rõve, jah. Istme ära, ega midagi rasket. Midagi rasket ei ole, jah. 4 voldiga on, jah. Peaks olema. See on oomne missioon. See on oomne missioon, jah. Aga vaata praegu, kuidas ette läheb. Ja no kurad ei ole ikka päris see, noh. See veits lõikama nagu, jah. Ma mõtlen, kui ma lõikan, kas ta hakkab narvendama ka ise. Ma arvan küll. Ja no jah, tegelikult istme võtab välja, siis on mugavam teha ka. Aga noh, selles suhtes, kui nüüd ta ilusti siin oleks, siis ma arvan, et ta näeks täitsa nitse välja. Siis tegelikult saab siia selle polstri alla selle kuridi lükata, vaata. Aga istmed maas on, siis on vähe mõnusam teha seda. Homne projekt. Elu esimene iste, mis ma välja võtan. Ongi kuradi nii lihtne. Ja siin on ka mingi kuradi klõps. Turva või andur või mingi asi on siin. No vaat, noh. Kurat, nii lihtne on need istmed välja võtta. Ma ei teadnud ikka. Välja, mis asi siin on. Mis
miks siin nii palju juhtmeid on? Siin on veel mingi asi. Mis asi see on siin? Mõtlesin, et vaadata, kas see kuradi amplifier ikka päriselt nagu töötab. Sest noh, siin on mingi kuradi 2 juhet on ja 1 on kinni teibitud. Kuule mõtlesin, et paneb tööle ja siis vaatab, kas see kuradi süsteemi läheb paremaks või mitte. Nüüd tuleb eest, aga tagant ei tule, nii. Aga vaatame. Ja, no need on tagumised, tulema ei hakanud veel. See juhe on see. Noh, siis on muusikaga teada. Veider, et niimoodi. Ma olen sulle rääkinud, et Temu ühe korra kirjutas mulle, et kas tahad review'd teha mingi asja kohta. Palju nad tahtsid mulle maksa 200 eurot vist 10-minutiline video, midagi taolist. On see keegi perse. Aga no praegu teen review'd ja ütled, sitt. Tasuta, aga ütlen, et sitt on. Seal videotes on see, et kuradi ostad matid, kõmm, paned sisse ja lähed sõitma. Videotes on ju ekskavaatorid ja asjad. Ekskavaatorid ja kõik asjad on ja siin. Started my own business. No, thanks to Temu. I am now millionaire. Kuradi, mul on närvirakud kadunud thanks to Temu, noh. Kui sa müüki paned selle auto, siis sa saadki panna ja kuulutus Mitsubishi Lancer Demo Edition. Ma arvan, et see ei ole kõige parem asi, mida kirjutada, aga peast gaasi põhja saab võjutada. Ülenda savi. Pidureid pole nii vaja. Ei no näeb nutine välja, aga kuradi. Tööd peab palju tegema. Tööd peab liiga palju tegema. Seal videos näitas, et kuradi noaga kraapis. Ei juhtunud midagi. Siin kuradi sipsi ongi läbi. Aga päris hästi tegelikult peab vastu. Nagu paremini, kui ma ootasin. Mingid jäljed sul ikka jäävad, aga tegelikult see nagu... Ei no... Ikka tuleb. Tundub, no täitsa nitšene. Siuke... No see on jällegi see vaata, et me oleme ise pannud selle vaata, siis me näeme kõike need, kus on jama vaata. Aga muidu kurat, ma arvan, kui istme sisse paneb, siis võib täitsa okei näha välja. Kus on uga on see, mis kuradi sitt see on? Ja need ongi, kui ta istuks ilusti, siis ta tekitab selle illusiooni, et sul jookseb, et sul on vaibas, aga kõik see... Noh, kuule, aga niimoodi. Aga need juhtmed need. Nüüd paneb siis... No sellest juhtmetega mul tulevad leedid ka veel ja... Mine! Muidugi kuradi, kui ma panen siukse vaiba maha, ilmselgelt ma panen kurat leedi ka siis ju. Serveri ruum on sul sinna ruum. Kus need leedid lähevad siis? Sama nagu vaata Subarul vaata oli. Samamoodi. Ühendab need juhtmed ära kõigepealt, siis on lihtsam. Aga miks 2 seda on? Üks on äkki see andur, et kas sul on turvavöö kinni ja teine ongi mingi... Et kas sa istud? Jaa. Vot. Noh, see keskkoht on veist siuke... Siin mingi kahtlen niimoodi kuidagi. Ega tagapink on nii kõni ainult mõeldud ühele asjale. Ma ei tea, kas saab sellega ära peita. Mul on juhtmeid näha siin. Ma tahaks näha, kuidas nüüd leedide juhtmeid hakkab peitma. Ma olen juba teinud seda, väga hästi toimib. Jäta meelde. Sa ei ole seal Subarus istunud, kus ma panin? Ma ei tea. Ei tule praegu meelde. No vot, nii hästi olid peidetud, et ei tule meelde isegi. Korraks oli ilus. No ütleme niimoodi, et
vaata, palju see sitt maksis. $127. Oli see sett või? See sett, jah. 60 € ma pean. Ei ole seda väärt. Ei ole. Jalamatt ja kui sealt näed, ära osta. 60 € ei ole see. Palju nii-öelda maksab see, et kui lähed mingi sepa juurde, teeb sulle täitsa ilus asja, mingi 4 sotti, 5 sotti. Nii vähem peaks olema. Vähem isegi, jah. Jalamattide kohta kindlalt. Ei, ma mõtlen nagu see terve see enne. No terve see. Terve sett, jah. Ma ei kujuta ette, ma arvan ikka mingi 200-300 kanti. Mingi sinna. Ärge oska temustada. Ei, normaalne. Jälle targem. Jälle targem. Selles suhtes on siin nii-öelda justkui nagu farmis hoopis teistsugune elu, sellepärast et siin on linn 5 minuti kaugusel. Põhimõtteliselt siin samas vaata. Eks igal pool on nii-öelda nagu plussid ja miinused on ja et seal eelmises farmis oli pluss see, et justkui kõik oli hinnas välja arvatud söök on ja siin ma maksan kõigi eest on ju, elamise eest on ja söögi eest, et käi ainult tööl on ja et selles suhtes on nagu igas farmis on siin absoluutselt nagu erinevad tingimused. Siin on näiteks see ka, et seal pesumasinaid ei ole. Pole sihukest asja kunagi varem teinud, et ma viin riided pesumajja. See on päris huvitav, et ma pole kunagi elu sees sellist asja teinud, aga siin saab jälle viia. Iga 2 nädala tagant viin oma riided pesumajja, pesen kõik puhtaks. Üks väga hea küsimus jälle, sest kui on hea küsimus, siis ma vastan niimoodi videos sulle, eks ole. Kuidas farmitöö Austraalias mõjutab sinu võimalusi saada 2. aasta viisat? Et siin ongi see, et kui sa tahad saada 2. aasta viisat, siis esimene aasta vist pead tegema, vist oli 88 farmipäeva ja midagi sellist. Mina olen selle 2. aasta viisa juba ära teinud, siis põhimõtteliselt kohe, kui mul see 88 päeva täis sai, siis ma tegin selle viisa ära. Pole viisat veel kätte saanud, mul kiiret ei ole ka vaata. Et selles suhtes väga paljud on küsinud mu käest, et kaua ma olen siin Austraalias. Väike vihje võib-olla on, et võib-olla jään 2. aastaks kunagi ei tea. Ma tegin igaks juhuks selle viisa tegin ära. Siin on nagu see hea ka, et siin on jõusaal põhimõtteliselt kõrval on ja ma praegu mingi 6 kuud või isegi 7 kuud ei ole jõusaalis käinud ja nüüd olen siin 2 nädalat korralikult teinud. Väga mõnus, sest ma pigem olen selline väga low maintenance vend, et mul ei ole väga palju asju vaja, et ongi elamine on ja jõusaal, liha, nii kui on auto nüüd on ja matid on olemas. Tõenäoliselt homme tulevad veel mingid pakid on ja leedid, värgid, särgid. Et selles suhtes ma olen pigem see vend, et mul pole palju vaja, aga jõusaal on olemas, siis nagu rohkem ei olegi vaja. Selles suhtes on hea. Ma loodan nüüd, et me järgmine nädal saame vähe normaalsemat tööd teha. Tõenäoliselt veel vist ei saa. Kõigil see Austraalia tundub nagu nii ilus mõte, aga tegelikult ütleme nüüd, et kogu aeg on nüüd nii ilus ka ei ole, eks ole. Et vahepeal on ikka see, et sa pead seda kuradi marditööd ka tegema, aga see ongi see minu arust nagu see lahe kogemus justkui. Et ma arvan, et väga-väga paljud tulevad siia nagu väga suurte ootustega ja tegelikult reaalsus ei ole see. Sul võib jopata, aga nagu kui palju teil jopab. Ja siis on küsitud ka minu käest, et kuidas ma tööd leian kõik seda, sest siia farmi ma sain ka niimoodi, et justkui tänu semule vaata. Et mina olen igasse farmi saanud tööle niimoodi läbi tutvuste. Et üldse elus on see, et kui sul tutvused on, normaalne vend oled, teed normaalset tööd on ja et siis tegelikult on nagu lihtne igal poole saada. Selles suhtes on jama selle pesumajaga on ja, et pane $5 on üks pesumasin on ju 37 minutit, see on see kõige hullem asi, siin ma pean ootama vaata, oleks pesumasin kodus on ja siis sipsti sisse saad oma asju teha on ja siin ma ootan. Pesu valmis, paneme kuivatusse.
tahtsin seda päikeseloojangut teha, sest vahepeal on see, et vahepeal peab natuke akusi laadima, sest tegelikult on see, et kui päike tõuseb või päike loojub, siis 10 minutit võib otse päiksesse vaadata ja see nii-öelda nagu laeb su akusi. Sest ma pigem olen see, et kuradi ainult annaks agu vaata, aga vahepeal ma ise nagu meelega tuletan endale meelde, et kuule davai, Raunamaa ka vahepeal on ja ei ole vaja siin kurat automatte kogu aeg panna, vaata, et vahepeal võta justkui nii-öelda see aeg endale ja võta rahulikult tee. See, kus ma praegu nii-öelda olen, elan on ja siin on niimoodi mingi 3 või 4 siukest väikest linna üksteisele hästi lähedal, siis see on ka siuke, see on, mis selle kuradi linna nimi oli, Parmera või? Parmera, Perri on see, kus ma siis olen on ja mingi Klossop on sinna, Renmark ja väiksed maalinnad nii-öelda, aga siin on kurat ilus ja igas linnas on midagi omapärast. See on muidugi rets ja, et kuradi väljas on külm, kuradi Austraalia talve. Kui kuradi Eestis -10-ga, -20-ga saab hakkama, siis no mis siin häda on siis? Sula jope välja ja on kõike. Kuradi esimesel tööpäeval juba kurat vennased varastavad mandariin ja ui, bled, sa raiske. Kurat, paar tükki ja lähme sündmuskohalt minema. Tervet üle välja.